tänases saates teen teid tuttavaks laulja Jaana Kasega. Tere tulemast, Jaana! Tere! Ja mul on väga hea meel, et sa mind siia oma stuudiosse kutsusid, kuigi ma oleks väga soovinud sulle külla tulla. Aga ma saan aru, et sul on selline muutuste aeg vist käsil ja sa kolid. Ma kolin ja see vastab tõele ja see oleks tõesti väga keeruline. Kui 2 inimest kolivad, siis see on väga-väga raske. Esiteks see on, mina arvan, et see on suur challenge mõlema, näiteks on paar mees ja naine, see on suur challenge sellepärast, et nad võivad vabalt tülli minna, kõik on sellised tulised, aga me saime hakkama, me tegime ära. Kuidas sulle lilled meeldivad? Väga meeldivad. Äkki mahub see su uude kodus ära? Kööki ja, näiteks? Köök on ilus ja suur tänu. Oi, kui kaunis, suur aitäh. Praegu panen selle siia. Kuid alustame algusest. Sa oled siiski tuntuks saanud talendisaatest Eesti otsib superstaari ja just tänu Mihkel Rauale, vastab tõele? Sest et sa kohe alguses ju kollast kaarti ei saanud. Ei saanud jah, ja ma pettusin väga ja mul oli tõesti väga kurb, et mind saadeti minema sellepärast, et ma läksin sinna, et panna ennast proovile, et tõestada kas või iseenda jaoks, et mina oskan laulda ja teistele peaks siis ka nagu minu hääl meeldima. Aga kui mind saadeti minema, siis minu unistused läksid põhja ja siis ma juba mäletan, et ma mäletan kõik nagu udu sees, aga ma mäletan, et ma hakkasin isegi nutma ja siis esimene pisar hakkas tulema ja siis juba jookseb mees tagasi ja kutsuvad tagasi, siis ma mõtlesin, et okei, veab mul täna hea päev. Esimesed finaalvoorud kulgesid suhteliselt rahulikult kuni 7. saateni, kui sa laulsid Ivo Linna repertuaarist Laulu oma laulu helisev hääl. Inimesed kodudes telerite ees, neil olid kananahad ihu peal. No, ma ei tea, kas kaamera võtab, et mul praegugi. Et kas vanameister Ihv ka sinuga ühendust võttis tol korral ja kommenteeris kuidagi laulmist? Kusjuures ja see oli nii fantastiline, võttis tõesti ja mul oli nii suur au. Ma olin muidugi väga noor, 16 aastat vana, et võib-olla sellest nii väga aru saada, kui ma oleks praegu sellest aru saanud. Aga loomulikult mul oli väga-väga meeldis, et Ivo Linna helistas ja ütles, et ja, et tõesti, et see on väärt esinemine ja aitäh sulle ja mina olin lausa šokis. Väga vinge. Ja finaalis sa kogusid ju üle 70 000 hääle, kas see jahmatas ka sind? See on ju väga suur hulk inimesi ju hääletasid siin. Ongi nii. Kusjuures väga huvitav, et ma kuulen sellist informatsiooni praegu esimest korda elus üldse. Ma ei tea, kas ma tol ajal siis
üldse ei mõelnud selle peale, ma mõtlesin ainult selle peale, et kuidas ma nagu saaks hästi esineda, on ju, et võib-olla tõesti oli liiga palju informatsiooni, et veel aru saada, kui palju inimesi hääletas, aga igal juhul ma olen väga tänulik ja ma loodan, et tulevikus ja ka praegu oma sooloprojektiga, oma bändiga Mais Skiso, ma loodan, et ma saan inspireerida kuulajaid ja kinkida neile uusi toredaid emotsioone. Võiduga siiski kaasnesid ju kingitused ka, 100 000 krooni, plaadileping. Kuidas selle raha ära jaotusid? Ma loodan, et need kulusid kõik siia stuudiosse või? Ei no kindlasti osa läks ikkagi ilu jaoks, et ma olin noor neiu, noh mitte, et ma praegu oleks vana, aga ikkagi noorem, et loomulikult ma sain endale osta hästi palju ilusaid riideid, mis on noore tüdruku jaoks kõige suurim unistus üldse ja sa olid neist puudust tundnud? Ei ole kunagi kusjuures puudust tundnud, aga võib-olla, kui sa oled 16 aastat vana, siis sul ei ole taskust võtta 100 000, et see on nagu hoopis teine tunne. Varem võib-olla ema andis mulle raha või ma ei tea, onu ostis hästi ilusaid riideid, kui ta välismaal käis, aga siis, kui sul on endal raha ja sa saad ise selle eest osta riideid ja asju ja aksessuaare, siis see on väga kihvt. Võib öelda, et tol ajal, et sa olid siis nagu rikas türukas, siis neid sõpru tuli ka juurde, et kes nagu oleks tahtnud osa saada sellest? Kindlasti väga hea küsimus ja kusjuures kui ma seda meenutan, siis võib-olla ei ole nagu ilus nii öelda, aga tõsi, see on nagu elutõde, et mida suuremaks sa saad, mida rohkem asju sa nagu õpid ja õpid aru saama ja mõistad, kes on päris sõbrad ja kes on need, kes lihtsalt tahavad tähelepanu saada või midagi sellist, võib-olla isegi, no ma ei tea, midagi enda kasu on ju. Ja sa saad aru, et neid aastatega neid inimesi jääb vähem, kes on nagu päris sõbrad. Et praegu ma ei tea, ma võin öelda, et mul on isegi 5 inimest, keda ma võin täiesti usaldada 100%, kes on nii head sõbrad mulle, et ma tõesti kummardan nende ees. Et võid kas öösel kell 3 helistada? Täiega, absoluutselt. Et ikkagi aastatega tuleb see proof, kes on päris inimene, päris sõber, et selle jaoks on vaja aega. Kuid 2009. aastal see plaat ju siiski ilmus ja sa nimetasid, et sellel plaadil laulab üks hästi paha tüdruk.
et need olid siis eriti sellised rokilikud lood, ma eeldan. Need ja juba tolle ajal minu sees ärkas rokkar. No ma ei tea, ma arvan, et lihtsalt muusika maitse, isegi siis, kui sa oled 17-aastane või 18-aastane, ikkagi juba mingis mõttes loob ja isegi siis, kui ebaloogiline, et mul on 17-aastane tüdruk ja hakkan kohe rokkariks, on ju. Selle jaoks, et rokkariks saada, on ikkagi vaja natukene elu näha ja aru saada, inimestega suhelda, et siis tuleb see õige feeling. Aga ma arvan, et ma tol ajal juba tundsin huvi selle vastu. Selle muusika vastu, mis ei ole nii võib-olla nii lihtne, et seal on lihtsalt põhi, sõnad ja viis, vaid ma arvan, et muusika sees, ma loodan muusika sees, mida teen mina ja minu bänd, on ka hing sees. Et see on hästi tähtis minu jaoks. Aga kas see vastab tõele, et mingil hetkel sa jõudsid ka koostööd teha lätlastega? Ja, see oli hästi tore ja ma loodan, et me teeme koostööd veel. Jah, see oli, ma räägin natuke sellest laiemalt, et mul oli üks tuttav, keda ma tundsin ja oli üks tuttav DJ, kes tegi Raimond Paulsi loole hästi toreda remixi ja sättis mulle, et mina laulaks selle peale. Ja siis me salvestasimegi selle loo, ma käisin Lätis nende stuudios, nad on hästi toredad, hästi sõbralikud inimesed, need 2 DJ-d, kes salvestasid selle. Ja siis kuidagi juhtus niimoodi, et ma tegin ise, sõber Imre kaasa aitas ja veel mõned inimesed lõid kaasa. Me kuidagi tegime ise videot ja ma ei tea, kuidas, aga seda nomineeriti Lätis parimaks aasta videoks ja me isegi käisime seal suures teatris seda vaatama, et see on hästi tore, hästi üllatav. Ma mäletan, et tol ajal ma tegin seda nii hingega, et ma arvan, et see pidi nii juhtuma, et mingisugune feedback pidi tulema, sest alati ükskõik, mis sa elus teed, kui sa teed hingega, hiljem või varem see tuleb sulle tagasi, et mina usun, et alati tuleb suhtuda positiivselt igasse situatsiooni sisse ja teha kõike hingega. Kui ei meeldi, ei tohi teha. Your heart is beating fast and the world is dark. Where we can fly into the night, where the stars are shining so bright, where the magic is you. Now I'm telling the truth. Take my hand and fly. Just close your eyes, the night is ours. But let's get moving in the rhythm of heart. I feel your push. Voices like a spell, but his body set free. Stop trying to forget how you were lying next to me. Through the power of new paradise, I will love you until time ends. Just show me what it's like. I wanna feel your hands. Where we can fly. Kusjuures, kui selle sama loo juurde tagasi tulla, siis ma lugesin, et Läti raadiojaamades mängiti seda lugu rohkem kui Eestis. No ma arvan sellepärast äkki, et nad olid Läti DJ-d ja teine asi on see, et see oli inglise keeles. Kusjuures väga üllatav fakt on see, et ma vaatasin Eesti Autorite Ühingus, et minu lugusid on mängitud välismaal. Rootsis ja Saksamaal. Mul pole õrna aimu, kuidas nad sinna sattusid. Aga ma pakun välja, et need olid meie Jana Kaski Maiskiso lood. Et see on väga huvitav ja isegi siis, kui võib-olla ei olnud mitu korda mängid, nii palju korda, et mingi tuhandeid on ju, aga lihtsalt ma vaatasin, et juba see on väga, maailm on väike. See on hästi tore. Aga kui nüüd tulla tänapäeva, siis sul on valmis saanud ju uus lugu. Ma arvan, sa tahad sellest pikemalt rääkida. Kindlasti. Kes ei tahaks, on ju? Loo sõnade autor ja ka muusika autor ju oled sa ise. Et kuidas sul üldse
kõik see muusika ja sõnad sünnivad, et ma ei usu, et sa nüüd istudki siin stuudios ja nüüd hakkavad sõnad jooksma sul silme ees. On olnud ka nii, kui me tegime, ma võib-olla räägin natuke sellest ka, et enne seda, kui sündis see lugu ja mina mõtlesin paralleelselt bändiga teha ka sooloprojekti, milles bänd ka osaleb, loomulikult me oleme stuudios, Maiskiso stuudios hetkel, et enne seda me ju lasime ka plaati Skiso Fairy Tale, mille nimel me töötasime peaaegu 2 aastat ja salvestasime siin 11 lugu. Ja no ma arvan, et need samad lood tulevadki Rock Cafe's ja Kaparoki festivalidel praegu teil. Aga ühesõnaga jaa, et ma arvan, et see, et me Maiskisoga selle plaati välja lasime, kindlasti mõjutas mind, minu muusika maitset, minu laulmise oskust ja see mõjutas väga kõvasti. Esiteks ma olen väga õnnelik inimene, et mul on olemas sellised inimesed, kes alati saavad teha mulle arranžeeringut ja nii andekad inimesed ja selles mõttes ma kirjutan lugusid, me kõik kirjutame, minu mees kirjutab ja mina teeme lugusid ka inglise keeles Maiskiso jaoks, et ma loodan, et ühel päeval jõuab ka mujale maailmale Maiskiso muusika. Ja plaadi nimi on? Skiso Fairy Tale. Nii, ja loo nimi? Ma ootan veel. Ma ootan veel, ja loo nimi on Ma ootan veel. Ei kustu minuseks murelikuks tee. Eilsesse mind viib siis, kui olid siin koos. Unustame read, unustame vead. Tundeist kaob selgõs. Ma ootan veel, et kord suudab sinna leida endast tae. Ma ootan veel, et me teed ristuksid ja mulle ulataksid käe. Ma ootan veel, leida suuda end. Ma ootan veel, kas mäletad veel mind? Ma ootan veel, ma ei tea, mis on hea, kas sa tuled või kõik heita võiksin teas. Ma ootan veel, aga miski mu sees ütleb, et ma veel ei tohi taas leida sind. Et kui ma sellest kuulsin, siis ma mõtlesin, et keda see Jaana nüüd ootab? Okei. Me räägime sellest, et kuidas see kõik sündis, on ju. Nii, tegime bändiga plaati, siis ma sain aru, et ma tahan esitada lugusid, mida ma bändiga esitada võib-olla ei saa. See on selline stiil, sellepärast, et bänd ei luba mul teha liiga pop-lugusid ja see on täiesti loogiline, kui teil on oma huvitav maitse, miks mina pean tulema ja ära rikkuma oma pop-muusikaga, nende toredat rock-bändi. Ei no tõesti, see nii on ja miks mitte minna soolo, on ju, paralleelselt ja minu mees alati aitab mind ja teeb arranžeeringut ja Maiskiso lööb kaasa. Ja et nii see lugu sündiski, et mul oli suur soov teha eestikeelset lugu. Mida sa teed siis, kui sa parasjagu muusikat ei tee? Sinust ei ole üldse kuulda selles mõttes, et kas on mingeid hobisi või teed sa mingit sporti või? Kindlasti jah, mulle väga meeldib joosta sellepärast, et see täielik relakseerimine minu jaoks. Isegi siis, kui lihased on pinges, joostes ma ikkagi tunnen, et see vaimne keha puhkab ja peas ei ole mõtteid, vaid ma võingi kuulata muusikat ja ma jooksen hästi palju, hästi kaua, aga suvel. Kahjuks talvel ja ma ei tea, vara kevadel lauljatel ei ole soovitatav joosta. Muidu läheb kurk haigeks lihtsalt. Ja tegelikult ma arvan, et neid hobisid, mis on nagu hobid ja mida ma joonistan ja ma ei tea, käin. Tantsimas käida? Ei, ma olen suur kinofänn näiteks ja ma olen melomaan,
aga ikkagi põhitegevus minu elus ja põhiasi, mis alati mu peas on ja mu mõtetes on ikkagi muusika ja ma alati mõtlen muusika peale. Kui ma hommikul ärkan üles, ma mõtlen muusika peale ja sellepärast mul on väga suur rõõm tegeleda hetkel, kui ma jõuan tegeleda ise oma asjadega, ehk siis promoda oma asju ise ja ma tunnen selle vastu väga suurt huvi. Loomulikult tulevikus äkki peab keegi teine sellega tegelema, aga praegu ma olen õnnelik. Now I fly you to the moon and back if you'll be my baby. Got a ticket for a world where we belong. So would you be my baby? Whoa, yeah. She can remember a time when she felt needed. If life was red, then she was colorblind. All her friends, they've been tried for reasons and crimes they were never defined. They're saying love is like a barren place, and reaching out for human faith is like a journey I just don't have a map for. So come on baby, take a dive, push the ship to overdrive, send a signal that she's hanging all the hopes on the stars. Tunned, et sa siin Eestis oled staar? Teate, ma ei ole selline inimene, kes mõtleb selle peale, kas ma olen kuskil staar või mitte. Kõige tähtsam asi, mida ma tahan üldse teha, üldse laulja jaoks kõige tähtsam asi on siis, kui ta saab esineda ja kui tema muusika on hinnatud. Ehk siis, kui inimesed tahavad kuulda loomingut, sinu loomingut, see on minu jaoks kõige tähtsam. Kõik muud asjad ei ole tähtsad. Kuidas meediaga läbi saad? Tead, varem olnud väiksed raskused, kuna ma võib-olla ei teadnud, kuidas õigesti vastata mõnele küsimusele, et mõnikord mind solvati, küsimus oli võib-olla liiga teravalt pandud või miks sa nii tegid, ahaa, sinust on nii kuulda ja mina natukene solvusin, loomulikult see on solvav, eriti siis, kui sul ei ole veel seda keha välja töödeldud, et sa tead, et see on okei, see on tavaline, see on nende töö, nad peavadki küsima selliseid asju. Ja kuidagi aastatega see läks täiesti normaalseks ja praegusel hetkel ma loodan, et suurim osa Eesti meediast võib öelda, et minuga on väga lihtne ja hea teha koostööd, ma tõesti loodan. Sellepärast, et minul on lihtne nendega koostööd teha. Nad alati tulevad vastu ja mul on väga hea meel ja ma olen väga tänulik Eesti meediale, et nii on, et nad suhtlevad hea meelega. Mis on see küsimus näiteks, millele sa ei sooviks vastata? Need olid kindlasti osa nendest on, kui te mäletate, siis ammu mul oli hästi palju produtsente ja mänedžere ja võt seoses sellega vanasti, siis kui näiteks küsitud, et mis see sulle tegi, sellepärast, et tol ajal ka ma ei osanud võib-olla vastata õigesti, et tol ajal meediaga kirjutas kuidagi niimoodi, et hoopis mina olin süüdi selles, ei no mõlemad pooled on süüdi alati, aga lihtsalt, et see alati tegi haiget. Ja siis ma muretsesin, aga pärast ma mõtlesin, et no issand, mille pärast siin muretseda. Tuleb teha muusikat ja esineda ja mõelda inspiratsiooni peale hoopis selle asemel, et muretseda. Nii et sa ei solvu näiteks, kui ma praegu küsin su käest, et millal sa hakkad mõtlema näiteks pere ja laste peale? See on fantastiline küsimus, miks ma peaksin solvuma selle peale. Tihti soovita vastata sellistele küsimustele? Ei. Ma vastaksin võib-olla niimoodi, et praegusel hetkel mul on olemas inimene, kes on mulle väga kallis, kes on toetanud mind mitu aastat ja ma olen väga õnnelik temaga. Ja mul on olemas bänd, kes on ka minu pere. Ja kui kunagi ma tahan mõelda veel rohkem edasi, siis loomulikult see juhtub kunagi, et siis vaatamegi. Shoot
mis sa arvad, kus sa 10 aasta pärast oled? Või mida sa teed või oled sa unistaja tüüp? No ma olen ikka täiesti kindel, et ma laulan ja teen Eestis? muusikat. See on alati selline küsimus, vastust millele ei tea ja mille jaoks üldse teada, on ju, et alati saab vaadata. Kõige tähtsam on siin ja praegu ja kõige tähtsam, et lähedastel läheks hästi, sugulastel, et nad oleksid terved ja et kõik inimesed, keda sa armastad, oleksid sinu ümber ja teed oma lemmiktegevust elus ja siis on tore. Jana, ma väga tänan, et ma sain täna sinuga tuttavaks ja ma loodan, et kunagi, kui sul on korter valmis ja ära sisustatud, et sa kutsud mind külla ka. Jaa, okei, ma luban. Aitäh! Aitäh!